Tere! Head saaliviibijad ning saate kuulajad, meil on hea meel tervitada teid Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli aulas, kus toimub taskuhäälingu õendus nähtavaks saate olulisemad sammud õdede nappuse vähendamiseks avalik lindistamine. Olulisemast sammudes, mis tagavad, et meil jätkuks õdesid haiglates ja tervishoiuasutustesse, näiteks Harjumaale, Valgemaale, ka Ruhnu saarele, rääkima palunud tervise- ja tööministri Riina Sikkut. Tere! Eesti Õdede Liidu presidenti Anneli Kannust. Tere! Regionaalhaigla õendusdirektori ja juhatuse liikme Katri Sirel. Tere päevast! Ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori Ülle Ernits. Tere! Mina olen Aleksei Koidenko, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud lektor ja Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse liige ning õendusjuht. Minu saatejuht on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õendusõppetooli juhataja Kristi Puusepp. Tere kõigile! Tänase salvestuse koha pealt ei küsi ainult mitte meie saatejuhid. Et meil on siin ka Slido ootamas kõikide teie küsimusi. Kas kasutate siis linki või QR-koodi ja kõik küsimused on ka siis oodatud saatekülalistele. Aga nüüd meie saade on ühtlasi sissejuhatuseks reedel 12. mai toimuvale rahvusvahelisele õdede päevale, mille käesoleva aasta teemaks on õed on meie tulevik. Seega esmalt sissejuhatuseks uuriks, kuidas tõlgendate teie selle aasta õdede päeva hüüdlaused? Mida teie sõnum võiks olla Eesti konteksti arvestades tähendada? Ja anname sõna meie proua ministrile Riina Sikkutile. Eks need rahvusvahelised päevad on ühelt poolt õudselt olulised, et nii õdedele endale, et nüüd on mida tähistada või esile tuua, aga võimaldab ühiskonnas, loob nagu aluse, et arutada selle üle, et kus meil õdesid napib, milliseid õdesid napib, kas meil on võimalik seda nappust kuidagi leevendada, mida tuleks siis teha ja ega ta kaudselt mõjutab ka noorte haridusvalikuid. Aga seda, et päeva raamistatakse mingisuguse loosungi või sloganiga, et õed on meie tulevik, see ka iga kord natuke erinev fookus, et jälle millestki oleks rääkida. Ma arvan, et see Eesti puhul ühelt poolt minu jaoks ta viitab sellele, et me ei saa tulevikus kuidagi ilma õdedeta hakkama. Et kui me vaatame tööjõu vajadust Eestis, absoluutselt kõik erialad, ükskõik kas sa räägid trükitööstusega, elektrileviga, kõik ütlevad, peamine mure, järelkasv. Noori ei tule peale, ei tule elektrikuid, ei tule insenere, ei tule õdesid. Meil on neid tulevikus rohkem vaja. Samas ei ole võimalik, et see väiksem töökäte arv, mis meil on, lahendab mure kõigi valdkondade jaoks. Ja ma arvan, et ühiskonnana me ei ole aru saanud, et me peaksime kokku leppima, et tõesti, et õendus ja on valdkonnad, on erialad, kus me tahame seda päris inimese hoolt ja tähelepanu ja teadmisi ka tulevikus. Ja see, et õed on Eesti tulevik, ühelt poolt, et on muidugi muresid, mida tuleb leevendada. Seda, et õendus on tulevikus tähtsam kui praegu. Ja seda, et ka tulevikus ei saa ilma päris õdedeta hakkama. Minu meelest see hüüdlause või slogan kokku võtab ja me võiksime jõuda ka selle aruteluni, et võib-olla on kohti, kus saab automatiseerida, aga tervishoius see potentsiaal on väike. Aitäh! Aga Anneli Kannus, mis sa arvad sellest rahvusvahelise õdede nõukogu poolt välja öeldud sloganis? No minuga on paraku natukene selline cheatimise seis. Et kuna ICN annab välja selle kohase raporti 12. mail,
aga Õdede Liit aktiivse liikmena maailma organisatsioonis on saanud mustandiga tutvuda ja selle tõttu ma paraku tean nagu natukene rohkem, mida sinna on kirja pandud. Võin öelda, et Riina on kindlasti täiesti õigel teel, et tegelikult üks punkt, mis kirjeldab seda, et õed on meie tulevik, on just seotud sellega, et õdede tegevuses on tulnud palju tehnikat juurde, aga kõik see tehnika vajab seda inimlikku kätt sama palju. Ja see tähendab ikkagi seda, et kuna kõik maad vaevlevad õdede puuduses, siis põhimõtteliselt on vaja leida päris palju lahendusi, mida korraga rakendada selleks, et õed saaksid olla meie tulevik. Ja kui me nagu mõtleme tervikuna lihtsalt, et mida see sõnapaar seekord võiks tähendada, et iga kord, kui need sloganid tulevad, iga kord me räägime ka inglise filoloogidega, küsime, et mida nemad arvavad, kuidas nemad seda tõlgiksid eesti keelde. See aasta oli nagu väga lihtne, üle hulga aja, eks ju. Aga samal ajal, eks see ole meie enda teha, et kuidas me seda täpselt nagu Eestis mõtestame. Et mida me siis näeme, kuidas see õdede tegevus meile selle parema tulevikuga tervishoius toob. Ja see, et meil on õdede puudus, sellest me oleme rääkinud juba miljon aastat, eks ju. Et täna on siis lihtsalt seis selline, et me oleme jõudnud olukorda, kus see õdede puudus on kõikjal maailmas. Et siis, kui meie hakkasime rääkima, mõnes kohas veel õdede puudust ei olnud. Ma olen teinud ettekanne ühel konverentsil, kus pealkirjaks oligi, et õdede puudus üle maailma probleem, välja arvatud Ida-Virumaa. See oli 25 aastat tagasi, kui seal oli tõesti õed töötasid hooldustöötajate ametikohtadel ja väiksema koormusega. Olid need ajad. Aitäh! Aga proua rektor, Ülle Ernits. Alguses ma hakkasin mõtlema, et huvitav jah, et kuidas ma siis seda tõlgendaksin, aga kui teised on siin rääkinud eelkõnelejad seda niisugust suuremat pilti, siis mina toon laua peale täiesti koduse vaate, et tegelikult Eesti on selleks olukorraks valmis. Kui me räägime poliitikas või kuskil mingitest valikutest, siis öeldakse, et inimesed hääletavad jalgadega. Ja Eesti inimesed on hääletanud jalgadega, nad tahavad väga õdedeks saada, sest kui me räägime sellest, et ainuüksi Tallinna tervishoiukõrgkooli laekub üle 1000 avalduse aastas neid, kes soovivad õeks saada, Tartu tervishoiukõrgkoolil umbes sama palju, siis minu meelest meie oleme valmis, meie elanikud näitavad, et on jah tulevik. Ega insenerideks keegi ei saagi enam, eks ole, ei jätku enam. Just, et jalgadega hääletatakse ja ollakse valmis seda vastutust võtma. Nii et meil on lihtsalt vaja võimalusi rohkem, et koolitada. Ja Katre Sejal, õed on meie tulevik. Absoluutselt, õed ongi meie tulevik. Et minu jaoks on see slogan hästi selge. See, et tuuakse välja see 12. mail. Õdede päev, rahvusvaheline õdede päev, kevad ja õed on meie tulevik. See on väga õigel ajal, sellepärast et elukutse valikut teevad just praegu meie noored tulevased kolleegid ja see on väga õige slogan praegu hetkel just gümnasistidele. Kuna mina olen praktik ja regionaalhaigla on tõesti väga palju panustanud noortesse, ka näiteks Arte Gümnaasium kohe on hea koostööpartnerina siin võtta, tervishoiukõrgkool ja regionaalhaigla Arte Gümnaasium. Väga paljud noored lähevad peale seda tervishoiualast väljaõpet ju õppima kas õeks või ka arstiks ja see näitab meile, et me oleme õigel teel. Ja kui noored saavad teha oma elukutse valiku teadlikult, siis see, mida meie näeme täna haiglas, on ülioluline. Meie patsient vajab teadlikult tehtud elukutse valikut. Me näeme, kui palju õed sellisel juhul ka panustavad ja tahavad aidata. Ja see on väga oluline. See on äärmiselt oluline. Õed on tulevik, me ühel hetkel saame kõik vanaks. Ja mis seal salata, küll on tore, kui meie siis hoolitsevad need õed, kes tõsiselt panustavad ja on pühendunud selle
sellele aitamisele, nii et mina usun küll, et see selle aasta slogan on väga asjakohane. Just järelkasvu vaadates. Aitäh nii meeldiva sissejuhatuse eest ning läheks siis meie põhiteema juurde ja küsiks siis, et täna Eestis on puudu erinevate allikate järgi väga erinevad numbrid. Et küll on öeldud, et 500 ametikohta täitmata, küll on öeldud 4000 õde puudu. Viimane Riigikontrolli see kokkuvõte võtab veel 9000 õde puudu. No, siin koha pealt tahaks ka küsida, et mis teie arvates, et mis see peamine põhjus on, et meil on puudu õdesid? Anneli. Selleks on ka Riigikontrolli raport olemas, et mis need peamised põhjused on. Et 2012 muuseas tehti Rakendusuuringute Keskuses üks uuring, kus arutati ka, et miks õdesi on puudu, eks ju, et kuhu nad kaovad. Ja tegelikult on päris naljakas, et kui sa võrdled 2012 ja kui sa võrdled siis Riigikontrolli tänaseid märkusi selle kohta, siis tegelikult probleemid on täpselt samad. Vahe on lihtsalt täna selles, et selle asemel, et sõita massiliselt üle lahe Soome, täna minnakse siis pigem nagu eratervishoiuasutustesse, minnakse ka esmatasandile ja tegelikult midagi pole teha, minnakse ka täna ikkagi teistesse valdkondadesse. Sest õed on väga usaldusväärsed töötajad. Kui nad juba on otsustanud kuhugi minna ja tegelikult selle uue väljakutse vastu võtta, siis nad teevad seda väga kohusetundlikud. Nad on üldjuhul täpsed, nad täidavad kõik selle, mida nad on lubanud teha ja ei ole nagu probleemi ka sellega, et nüüd jääks magaks sisse, ei saaks tulla, sest eelmisel päeval oli pidu, kõik sellised probleemid jäävad ära, eks ju. Nii et kõigepealt tasuks neid raporteid lugeda ja meelde tuletada, eks. Aga viimastel kuudel oleme me lugenud ajakirjandusest, eks ju, teemast toksiline töökultuur. Teine, mida me näeme igapäevaselt, on ikkagi, täna ikkagi me peame rääkima ka läbipõlemisest, eks. Et need pandeemia aastad andsid selles osas ikkagi päris korraliku hoobiga tervishoiutöötajatele. Ja kolmas asi on kindlasti see, et õed on oodanud väga pikki aastaid võimalust oma pädevust ja teadmisi maksimaalselt rakendada. Ja meie Eesti seadushandlus ei ole jõudnud sellele järele. Ehk et täna me õpime ja õpetame koolis rohkem, kui päris praktikas saab teha. Ja see on ka üks ICN-i märksõna tegelikult sellesse aastasse, et õdede potentsiaali tuleb maksimaalselt rakendada. Ehk et me võime siin naljaga pooleks rääkida ja nimetada ka, et õde tahab teha karjääri, aga päriselt õde tahabki kasutada kõike seda, mida talle on õppimise ajal kirjeldatud, mida võiks teha, kuidas võiks siis päriselt neid patsiente aidata. Ja loomulikult see on kõik omavahel sõltuv ka sellest, eks ju, kui palju patsiente sellel õel on. Nii et me räägime ka töökoormusest siin juures paratamatult. Aitäh! Aga läheks nüüd praktiku juurde. Jaa, ma just mõtlesin, et kui ma nüüd saaksin peale Annelit sõna, et ma olen hästi nõus sellega. Täna õed saavad koolist meeletult hea hariduse. Ja kui me seda, nende oskusi, nende teadmisi töökeskkonnas ei kasuta ära. Ma toon teile näite, me regionaalhaiglas oleme tõesti panustanud selle peale, et õde saaks teha õetööd. See tähendab seda tööd, milleks ta on väljaõppe saanud, see töö, mida ta tahab teha. On see patsiendi nõustamine, on see patsiendi õpetamine. Õde ei taha teha sekretäri tööd. Sekretäri tööd teeb sekretär, teeb väga hästi. Õde tahab teha õetööd. Ja täna me peamegi väga, väga selgelt vaatama oma protsessid üle. Kas toon teile jälle näite praktikuna töökeskkonnas,
kliinilises töökeskkonnas assistentide kaasamine. Ja ma olen väga õnnelik selle üle, et perearstid eelmisel nädalal tõid selle sama teema lauale, kuhu meie jõudsime ligi 2 aastat tagasi. Et tõepoolest arstiga koos kabinetis ei pea võtma vastu õde ja tegema assistendi tööd, kui seda tööülesandeid saab teha keegi teine. Ta teeb seda väga hästi ja õde saab tegeleda patsiendi nõustamisega, väga praktiline ja ta tunneb oma töö tähenduslikkust ja väärtust. Ja need protsessid tõenäoliselt, ma arvan, et kõik haiglad jõuavad sinnani, et me peame õdesid rakendama just nende väljaõppe kohaselt. Me saame ja saavutame sellega kindlasti selle, et õed ise on oma töö ja tegemistega oluliselt rohkem rahus. Ja nad tervishoiule toovad tagasi selle, millega nad õppinud on. Nii et hästi hea, minu jaoks väga, väga hea märkus, et me peame sinnapoole oma protsessides kindlasti jõudma. Proua rektor. Mina tooks veel ühe teema laua peale või siia eetrisse, et see on üks põhjus, miks õed läbi põlevad ja soovivad näiteks töökohta vahetada või valdkonda vahetada, on see eetiline dilemma, et nad ei suuda vastavalt oma teadmistele ressursside puudumise tõttu patsientidele sellist maksimaalselt kvaliteetset teenust pakkuda. Et see on tulnud välja rahvusvahelisest teaduskirjandusest, et just sellised, et mitte nagu mingid suhtealased eetilised probleemid, vaid just nimelt see, et tervishoiusüsteemil ei ole anda õele vastavalt ka loomulikult tema teadmistele ja tema oskustele neid füüsilisi ressursse, mille toel ta siis saaks pakkuda parimat teenust. Ja vot selliste eetiliste probleemidega nagu igapäevaselt rindapistes, siis õed tunnevadki, et nad on nagu kasutud, et ta näeb seda patsienti, ta näeb tema neid probleeme, aga tal puudub võimalus neid probleeme lahendada. Ja teise teemana siis ma tooksin välja vaba aja ja pereelu, vaba aja harrastuste ja tööaja sellise ühildamise probleemi. See puudutab ilmselt rohkem seda niisugust uut põlvkonda, kes tegelikult tahab oma aega ise rohkem juhtida, tahab elada vabamat elu, kes ei taha ennast täielikult siduda ühe organisatsiooniga, kokkuvõttes isegi mitte aastaringselt, vaid ta tahaks teha jupi kaupa tööd, tükkide kaupa tööd ja tegelikult teha mitut tööd. Ehk siis ühendatakse nagu mitmeid töövaldkondi, kus siis nii-öelda see sissetulek siis kokku tuleb. Et need on sellised hästi suured väljakutsed ja ei tea, päris huvitav. Ma loodan, et eluaega veel antakse, et on näha, mis siis 20 aastaga toimub, sest me peame sellega leppima. Ja siis proua minister, et mis see põhjus on, et meile õdesid on puudu Eestis? Ma kõigepealt alustaksin sellest numbrimaagiast, et mis see õige number on, aga siin juba see vastus, et seda numbrit ei ole võimalik öelda, sellepärast, et see sõltub, millised need õe ülesanded on. Ja kui vaadata, mis need põhjused on, ega ka 30 aastat tagasi, meil oligi need asjad, kogukonnateenused ja asjad, millest me praegu räägime, neid ei osutatud. Meil sellist asja, vaimse tervise nagu eriõdesid. Et need kõik need muutused on tulnud viimastel aastatel ja kokkuvõttes meil on pädevamad õed, meil on spetsiifilisega pädevusega õed ja tegelikult kui arvestades, et retseptiõiguse laiendamine, töövõimetuslehded väljastamine, kui see 3N või õenduskeelega seotud arendused tulevad, pluss õigusruumi muudatused, et need õed, keda koolitatakse, nad saavad ka rohkem teha, et kokkuvõttes võikski olla ressursi optimaalne kasutus, võiks olla tööga rahulolu suurem, aga kokkuvõttes on neid õdesid siis ka rohkem vaja. Kui nad saavad väga piiratud raamis tegutseda, siis võib-olla ka see vajadus ei ole nii suur, aga numbrimaagiaga seoses, kuna enne käis see 12. mai mitu korda läbi, siis ma mõtlesin, et mis asi, et midagi sellega seoses on lihtsalt huvitav kokku sattunud. Mul on 2 nooremat õde ja neil mõlemal on sünnipäev 12. mail.
nii et no vot sulle rahvusvahelist õdede päeva. Just, ma tahtsin öelda, kas nad on nagu kutsealased õed ka? Vaat, nad mõlemad töötavad küll tervishoius, aga kumbki ei ole otseselt õde. Et küll ka füsioterapeut ja nii, aga noh. Aga peaaegu. Peaaegu, väga lähedal. No ja vastuvõtud varsti hakkavad, et noh, äkki tulevad. Ma numbrimaagia koha pealt ikkagi ütlen seda, et tegelikult ju õendusjuhtide ühing 1. oktoobri seisuga pani kokku, et haiglates oli 969 täitmata ametikohta. Et see on nagu üks arv, millest päriselt saab lähtuda ja ma loodan, et see arv on nüüd natukene väiksem, sellepärast et kõrgkoolide lõpetamised olid, eks ju, jaanuari lõpp, veebruari algus. Aga see on nagu ütleme minimaalne ja see on meil ju ainult haiglate arv. Kui me paneme juurde tegelikult puudu olevad õed hooldekodudes, kui me paneme juurde kiirabi, kui me paneme juurde tegelikult perearsti, eks ju, esmatasandi, kus meil on ka praegu nagu 1/3 perearstidest on ütleme 2 õde, eks ju. Osad nendest tahaksid, et neil oleks juba 3 õde, eks ju. Ja mõtleme ka selle peale, et osadel ei ole üldse õdesi. Siis tegelikkuses see päris arv, mis täna juba nagu Eesti tervishoid nagu imaks sisse, võiks öelda niimoodi, eks ju, on tõesti seal kuskil 2000 juures. No siin koha peal mina nagu oma praktikast ka õendusjuhina toon, kommenteerin võib-olla nii palju, et üks asi on täitmata ametikohad. Aga uskuge mind, et tervishoiuasutused ei ela niimoodi pilve peale, et me avame kõik kohad, mida me tahame. Ja siis me loeme, et on täitmata. Me teame, et meil on avatud need ametikohad, mis meil on paraku, me saame täita aeg-ajalt. Aga tegelikult omal ajal ma ütlen, et umbes 10-15% kuni 20% need ametikohad on avamata. Ehk selles mõttes, et ma ütlen, kõige suurem number, mida maailmas peetakse õdede arv 1000 elaniku kohta on Šveits, 19 õde 1000 elaniku kohta. Eestis on täna kahjuks 6,4 ja üliõpilastega siin eelmine nädal tund oli ja siis me vaatasime statistika, Eesti statistika 2001 aasta on 6,4 õde 1000 elaniku kohta ja aasta 2023 6,4 õde 1000 elaniku kohta. Ehk tegelikult 21 aasta jooksul see number ei ole muutunud. Ta on staatiline number, kuigi esikohal Šveitsi on see number praktiliselt kahekordistus. Kuidas see juhtus? 2 märkust. Šveitsi on õnnelik maa, seal räägitakse inglise keeles ja seal käib kohutavalt palju ümberkaudsetest maadest õdesi. See on nende õnn ja õnnetus, Saksa, Itaalia keel, et selles aga mõttes. Ütleme, et tegelikult nad saavad hakkama, et Šveits on selles suhtes lihtsalt jube heas asukohas, et kõik on nõus sinna minema, et piltlikult öeldes see on nagu meie Soome, eks ju. Ja teine asi on see, et samal ajal tuleb võrrelda seda, et kas te vaatasite ka tudengitega, et kui palju oli 21 aastat tagasi Eestis üldse õdesi ja kui palju nagu täna on registris õdesi. Et see on nagu see esimesele küsimusele tulles, eks ju, et meil on registris ju oluliselt rohkem õdesi, kui meil töötab õdesi. Et see sama nii-öelda töökultuur, palk, kõik muud asjad, eks ole, et kõik need mängivad ka rolli. Numbrite maagia, me võime siingi jäädagi nendest rääkida, aga ma pakuks ka Kristile nagu aitäh. Et ma võtan siin Anneli Kannuse sõnasabast kinni ja see sama ingliskeelne keskkond, kus loomulikult on see valik tunduvalt suurem ja õdede puudus justkui võiks olla nendes riikides siis likvideeritud. Et kui palju me teame tegelikult nendest riikidest, mis on oma keelega ja lähedased, et siin Soome, läheme lõuna poole, Läti, Leedu, et kas neil on sarnased probleemid või on nad kuidagi suutnud ületada selle? No tegelikult on neil sarnased probleemid, aga ma ei tea, kui palju nendel on, seda me ei ole vaadanud, et kui näiteks, et kui vaadata, et kui palju neil on registris ja kui palju siis nagu töötab reaalselt, eks ju.
aga põhimõtteliselt puudujäägid on tõesti praegu võib öelda WHO andmetel, OECD andmetel, ICN-i andmetel, et puudus on praegu nagu praktiliselt kõikides Euroopa riikides, Ameerikas täpselt samamoodi. Ja põhimõtteliselt ongi siin nagu kaks põhjust, et üks on ka seesama, mida Riina ütles, et et lihtsalt see valdkond on plahvatuslikult kasvanud ja elanikkond vananeb ja neid inimesi, kes vajavad mingisugust abi, tuleb nagu oluliselt rohkem juurde, eks ju. Et see on nagu see üks pool asjast. Teine pool on see, et kõik Euroopa riigid praegu ikkagi tegelevad sellega, et õdede õigusi ja vastutust laiendada. Et kaasata rohkem õdesi erinevatesse tegevustesse, sest siin hakkab mängima lihtne matemaatika. Kui arst õpib, eks ole, 10–12 aastat, ja õde õpib 3,5–5 aastat, siis tegelikult on odavam, efektiivsem ja kiirem rakendada rohkem õdesi. Mis tähendabki seda, et seesama eriõenduse teema, mis meil ka siin Eestis on nagu pikalt vindunud, eks on lootust, et nüüd lõpuks nagu hakkab minema, et täpselt samases kohtades ja murepunktides on väga mitmed Euroopa riigid. Et meil on ju riike, kus see on rakendunud, väga hästi rakendunud, õdedel on õigusi rohkem, aga neil on ka kohustusi ja vastutust rohkem, eks. Selles mõttes ka, et näiteks pädevust hinnata regulaarselt, eksameid teha regulaarselt, erinevate elustamise protseduuride, kõikide selliste asjade nagu ametlikuks update imiseks, eks. Meie ka kuulsime muuseas, et Terviseamet hakkab sellel aastal kontrollima, et kas koolitusplaane on haiglad teinud. Nii et selles mõttes olukord on ikkagi nagu iga riigi jaoks paraku unikaalne. Kui ma praegu kõrvalt kuulasin teie tarka arutelu siin ühel pool ja teisel pool, et siis mulle tundub, et kõik need riigid, kaasa arvatud meie riik, kes nüüd on vaevlevad õdede hädas, et mulle tundub, et mustris on mingi viga sisse tehtud. Selles mõttes, et on otsustatud panna kõik munad ühte korvi, ehk siis kõik anname õdede õlgadele ja arvame, et õed on meie tulevik. Aga kõik oleme me praegu ühe lõhkise küna ees, munad korvis puruks läinud praktiliselt. Et mulle tundub, et on tehtud mingi strateegiline viga ja liiga palju pandud nagu ühe kutseala peale. Ja siin on võib-olla vaja siis teha teatud mõttes restart ja vaadata uuesti kogu mudeli peale, et siis leida mõistlikud lahendused, sest me ei ole ju täna rääkinud sellest, et ega siis õeks õppimine ei sobi mitte igale ühele, õena töötamine ei sobi mitte igale ühele, see on pikk ja päris ränkraske õppimine, kus tuleb ennast ületada ja ka teisi endaga koos ennast ületama panna. Ja selles mõttes ei ole see sugugi mitte see, et võtame ka hästi palju õpetama õdesid, vaid tegelikult on ta ikkagi, ütleme, mõnes mõttes selline eliidi selline amet. Sest see on raske ja väga suure vastutusega amet. Ja kui nüüd kõik riigid ühtemoodi omadega ummikus on, siis on ka mingi viga sees. Seda. Ma ütleks ainult nii palju, et lahendusest 25% on ainult see, et kui palju meil on arvuliselt õdesi. 75% lahendusest me veel pole rääkinud. Nii et kui 25% juures on isegi mingi viga, eks ju, siis see võib meid natuke edasi aidata, aga mitte veel, eks ole, ei lahenda see probleemi. Ja ma ütleksin Ülle kohe sulle, et mida meie oleme ka praktilises keskkonnas tähele pannud, et järjest suuremad arendused ja järjest suuremad töörühmad käivad ja arengut on nii, et vähe pole. Kõik uus. Kõik on vinge, kõik peabki niimoodi olema. Ja siis ühel hetkel hakkad aru saama, et aga mingisuguse asjas pead järgi andma. Ühelt poolt on see, mis on sul 20 aastat tõdedele pandud, see kogu aeg nagu rullub temaga kaasa. Et sa pead nagu mõtlema ka selle peale, et andes rohkem õigusi, andes rohkem vastutust, pead sa selgelt saama aru, et ta ei suuda kõikide asjadega tegeleda. Peab tegema mingisuguse korrektuuri tegevustes, mis täna ei ole võib-olla enam aktuaalsed. Ehk et me
oma tegevustes ei võtaks õdesid patsiendi juurest kaugemale, vaid pigem just patsiendile tuleb ligemale minna, aga siin tuleb jälle oma protsessid üle vaadata. Et hästi nõus sellega, et No, aga minust väga huvitav see küsimus, et kas kuskil on tehtud strateegiline viga ja mingil määral ma arvan seda, et koolitustellimust suurendada ka enne ja hakata valmistuma enne, kui sa näiteks õigusi juurde annad õdedele või nii, et vajadust ette näha. Aga suures plaanis minu meelest ei ole tehtud mitte strateegilist viga, vaid on tehtud strateegiliselt väga palju õigeid asju, sest see õdede puudus on tingitud sellest, ega Eesti inimesed samamoodi, me elame põhimõtteliselt 20 aastat kauem kui varem elati ja selle 20 aasta jooksul lööb siit-sealt üht-teist välja, siit valutab, mõni krooniline haigus saab diagnoositud ja seda õdede tähelepanu ongi vaja rohkem puht nagu objektiivselt meditsiinilistel põhjustel ja sellele lisandub kogu see vaimse tervise pool, et kui ma kuulan oma vanaema lugusid lapsepõlvest, siis ma arvan väga suur hulk nendest inimestest tegelikult tänapäeval saaks mingisuguse vaimse tervise murega mingi diagnoosi, aga tol ajal, aga ta ongi selline meil ju. Aga nüüd me oskame diagnoosida, oskame tõenduspõhiselt sekkuda, on olemas väga palju ravimeid, nii et see, mis on võimalik, et toetada inimeste ka vaimset heaolu, on meie jaoks tähtsam ja on tegelikult ka reaalselt võimalik ja ma arvan, see annab ka tegelikult õdedele väga palju koormust, mida varem ei osatud sellises mahus võib-olla prognoosida ja võib-olla või prognoositi ekslikult, viga ta oli, aga ma ütlen, et tegelikult see õdede puudus on tingitud sellest, et väga palju asju on siin paremaks läinud. Aga üks strateegiline viga ikka tehti tulevikus või minevikus, vabandust. Ja see on, ma luban, ma rohkem enam ei tsiteeri Raul-Allan Kiivetit, kes 2012 avaldas Eesti arstis mudeli, et me oleksime pidanud kohe hakkama võtma vastu 800 õde aastas ja me oleme selleks aastaks jõudnud esimest korda selleni, et me võtame 700. Me oleme 11 aastat ja 100 õde hiljaks jäänud. Just. Ja need on need viljad, mida me täna tegelikult nüüd siis kanname või neid vilju meil ei ole. Ja, ja täpselt on inimesi, kes suutsid ette näha. Nagu professor Kiivet siis omal ajal ja kui tema oleks saanud üksi teha neid otsuseid, kui palju, milline peaks olema näiteks õdede koolitustellimus. Praeguseks meil oleks mitu tuhat koolitatud õde juures ja suur osa neist töötaks ikkagi, ma loodan, tervishoiusüsteemis. Just, aga siin ma ka toetan, et tervikpilti vaade tuleks nagu Eestis ükskord. Ma saan aru, et Sotsiaalministeeriumi juures mitu strateegiat praegu arutatakse, valmistatakse ette reformid ja haiglareform ja esmatasand ja kiirabi ja kõik need iga lause, mis nendes dokumentides kirjutatakse sisse, tegelikult selle taga on inimesed. Et iga selline innovatiivne mõtlemine, et mida me teeme, näiteks kiirabireform, mis toimus üle 10 aasta tagasi. Väga innovatiivne oli, et üks päev tulid noored mehed kokku, ütlesid, kuulge, alustame õendusbrigaadidega. Läks ja loomulikult läks, aga läks ta niimoodi, et keegi ei mõelnud seda, et meil ei ole nii palju õdesid, keda panna brigaadi juhtida. Ja niimoodi aeg-ajalt meil need strateegiad ja sellised reformid nagu tagajärjed, et super hea hooldekodudesse õdesid. Järgmine päev selgus, et 300 õde on vaja. Kust need võtta? Mõtlen, iga otsus on inimressurss. Siit mul olekski võib-olla küsimus Riina Sikkutele, et milline on siis riigi vaade lähiaastate perspektiivis? Ma praegu ei mäleta keegi, aga nüüd eile või täna keegi küsis mu käest, et millised raputused nüüd tulemas on. Ma mõtlesin, nüüd ma väga loodan, et raputusi tulemas ei ole, et see ikkagi tekitaks katkestusega senises teenuse osutamises. Nii et kahtlemata selleks, et
et pakkuda inimeste vajadustele vastavaid teenuseid ja tegelikult üle Eesti, et see piirkondlik väljakutse on päris suur, on vaja järjest teha samme, et asjad läheksid paremaks. Aga see tegelikult ei puuduta minu meelest raputusi. Kõik on suhteliselt väsinud ootamatustest pärast siin seda koroonat. Aga see plaan, mida teha, ma olen täiesti nõus sellega, et iga rea taga on tegelikult inimesed, nende igapäevane töö. Nad peavad saama aru, mis muutub, miks muutub ja kuidas see nende igapäevast tööd siis mõjutab. Ja selline, see peakski olema pigem, ma ütleks, selline kollektiivne kokkulepe või nagu koostöös tehtud plaan. Ma loodan, et me selleni ka jõuame, sest ma arvan, see oli enne mitte parlamendivalimisi, aga enne kohaliku omavalitsuse valimisi. Ma ei mäleta, kas Anneli oli ka äkki, igatahes oli debatt, võib-olla 7 osalejast, igast erakonnast keegi. Ja mina juhtumisi selles küsimuste ringis olin viimane vastaja ja arutelu oli selle üle, et milline peab olema vaimse tervise õe nagu ettevalmist, kvalifikatsioon, millistele tingimustele ta peab vastama, et kogukonna tasandil teenust osutada. Siis ma kuulan, pagan, see ei ole poliitiline otsus, see ei peaks mitte kunagi olema poliitiline otsus, et siis kes pakub rohkem, et mida, see peab olema siin 5-aastase haridus ja see peab olema veel sellise kraadiga ja selliste lisakoolitustega, et me tegelikult ei tee siin mingit enampakkumist või mingisugust poliitilist kampaaniat, et see on tegelikult eriala inimeste ja tõesti ka tervishoiuorganisatsioonide kokku leppida, mis on see teenus, mida siis tuleb osutada, milliseid oskusi ja teadmisi selleks on vaja, kust neid saab, on see siis mingi lisamoodul õele, on see tõesti eriõe siis rakendus, kõrgharidus, mis tuleb omandada, aga seda tüüpi otsused samamoodi nii haiglavõrgu osas, tervisekeskuses osutatavate teenusete osas või millised spetsialistid seal töötama peaksid. Seal on väga vähe poliitikat ja väga palju tegelikult sellist eksperdi ja pädevust ja valdkonnas kogemusega inimeste panust vaja, et teha Eesti jaoks need õiged otsused. Nii et ma väga loodan, et vähem on sellist poliitilist suuna näitamist, kuulge, tulge nüüd minu järel, hakkame tegema nii ja rohkem, nii nagu siin ühele põrandale kokku tulemist, et me kõik saame aru, et jah, õdesid on puudu, milline on see rahastamise perspektiiv tulevikus, aga et selles raamis me tegelikult suudame kokku leppida, et mis on see, mida muuta tuleks ja mis on kahtlemata see, mida hoida tuleks. Aitäh, Anneli! Riina, aga lõpuks pead sina alla kirjutama määrusele. Ja ma usaldan sind. See on hea kuulda, et tegelikult tervishoius päriselt, nagu ma alguses ütlesin, eks ju, et siis üks asi on, mida õed on ammu oodanud, on nagu selline seadusandlik selgus. Et päris igaüks ei leiuta, eks ju, et mismoodi peab ja kus on need piirid täpselt, eks. Sest praegu on ikkagi, kuna praktika jookseb nii kiiresti eest ära, areneb nii ruttu, nagu Katre ütles, eks. Et siis meil on tekkinud selline suluseis, et meil on erinevad regulatsioonid ja erinevad regulatsioonid vahest isegi käivad teineteisele nagu vastu, eks ju. Nii et ma väga-väga loodan, et kuna me algatasime juba eelmise aasta lõpul idee, et vähemalt 5 erinevast määrusest, mis õdede tegevust reguleerib, peaks saama üks määrus, et peaks tulema õendusmäärus, eks ju, kus on vaja ära reguleerida ka see, et kes siis ikkagi on õde ja kes siis on eriõde, et ei oleks enam mitut pidi võimalik sellest aru saada. Siis muidugi sorry, on ka siis, aga siis on vähemalt kuskil mustvalgelt kirjas, et see saaks nagu tõesti üheks selliseks alusdokumendiks, et me saame sealt edasi minna, et me anname endale väga selgelt aru, et see ei tule nagu kuldmuna, sinna ei tule kõik asjad sisse, mida me tahaksime, aga meil on nagu seda esimest sammu vaja, eks ju, et lihtsalt osad asjad on väga-väga kaua aega nagu seisnud, eks ju. Ja paratamatult see mure on ka mujal Euroopas, see ei ole ainult Eesti mure, on see, et selleks, et teha ikkagi ka seadusandlikult muudatusi, et teha tervishoiusüsteemis tervikuna muudatusi, et väga raske on tervishoius ise kõigil päriselt kokku leppida.
et see päris lõppots, eks ju, et noh, et kas nüüd nii või naa, et seal ikkagi noh, mulle tundub, et ka tervishoius töötavad inimesed ootavad väga nagu seda riigi suunist või seda riigi otsust nagu, eks ju, et noh, ma ei mõtle nüüd siin praegu üks-ühele, aga et mitu haiglat on õige ja et mitu perearsti peaks olema ja kas perearsti asemel võiks olla näiteks eriõe nimistu, eks ju. Et selles osas tegelikult ikkagi inimesed ootavad ka tervishoius töötades, et tuleks jah või ei. Et ei oleks lihtsalt niimoodi, eks ju, et me arutame seda 10 aastat ja selleks, kui me otsustame, on kõik meie arutelud niikuinii vananenud. Ma toetan siin, sest tegelikult minu sõnum tegelikult oli, et vaadatakse kõik need reformid niimoodi tervikuna, et mitte nii, et igaüks oma kabinetis otsustab, et sinna on vaja, paneme sinna ja siis, kui pannakse need kõik kokku, siis me olemegi selle otsuse juures, et meil on vaja 5000, 6000, 10 000 õde selleks, et katta need vajadused, mis igaüks pani endale kirja. Ülle. Mul on jälle hoopis teistpidi kommentaar, et teate mis, me muudkui unistame. Me teeme selle õenduse määruse ja siis me võtame neid õdesid veel rohkem õppima. Ja siis me teeme sellise ühe suure arengukava või töödokumendi. Aga täna on õed tööl, täna on patsiendid, kliendid ja mulle kogu aeg tundub, ma eile mõtlesin selle teema peale, et meil õppeprorektor kunagi ühel lõpuaktusel ütles, et olge näoga patsiendi poole. Et mulle tundub, et kui me kogu aeg mõtleme selle peale, kuidas me tahame, et oleks, siis millal me mõtleme selle peale, kuidas on ja kuidas me oleme hetkes sõna otseses mõttes. Et see ei olnud praegu teile mitte kriitika, vaid see kuulubki meie töö üks osa on see, et me peame kogu aeg nägema seda, mida paremaks saaks, aga meil on täna need inimesed tööl. Mõni mõlgutab omas peas mõtet ühte ja teist ja meil on patsiendid, kes vaatavad nende inimeste peale ja ootavad nende käest abi ja meie räägime tulevikust, et kuidagi tahaks seda olevikku ka hästi hoida. Ülle, aga kelle vastutus Eestis on see, et tervishoid töötaks? Kas õe vastutus või riigi vastutus? See on üks nendest küsimustest, mis on nagu kogu aeg õhus. Ja tegelikult ma ütlen teile, et enamus õdesi, kes täna töötab, tunneb, et see on tema vastutus. Tegelikult ei ole. Me saime eile, kui Riina ütleb ka, et et sa usaldad neid eriala inimesi, on ju. Saime eile just kokku vaimse tervise õenduse seltsingu inimestega. Ja jutuks oli üks määrus, mis teatavasti lõpetab kehtivuse, eks ole, määruse punkt, mis lõpetab kehtivuse aasta lõpuga. Ja küsimus on selles jälle taas, nagu Eestis on kombeks, kas lükkame edasi, pikendame või mis me teeme, eks ju. No see on mitu korda juba tehtud. No just, eks ju. Tegelikult on seis selline, eriala inimesed ütlevad, seda ei tohiks mitte mingil juhul edasi lükata. Sellepärast, et see lörtsib ära kogu selle õppe, mida teised inimesed on läbinud, kogu selle vastutuse, mida teised inimesed on praegu nagu kandnud. Ja samas need samad õed, pooled nendest on õendusjuhid. Nad ütlevad, et tööandjana ma nutan selle otsuse juures, kui seda edasi ei lükata. Aga samas me saame kõik aru, et siin on küsimus lõppkokkuvõttes kvaliteedis, lõppkokkuvõttes selles, eks ju, et kui me oleme midagi otsustanud, kas me viime selle lõpuks ellu ka, me venitame veel korra seda kummi ja veel korra seda kummi ja veel korra seda kummi ja võtame maha motivatsiooni nendel, kes muidu tahaksid nagu väga jääda ja olla. Aga siis, kui ma su küsimuse peale mõtlesin, et kes vastutab, siis ma ütlen, kui õde on patsiendi juures, siis vastutab õde, mitte riik. Väga lihtne. Ja see õde peab saama maksimaalset tuge selleks, et seal patsiendi juures olla. Et tal on head teadmised ja võimalused. Just, et ma ise mõtlesin ka, kuulan teid, eks ole, ja mõtlen jälle praktikuna, et nii ongi, et meil on täna tööl väga mitme erineva generatsiooni õed. Meil on minust vanemad, minust oluliselt nooremad,
võib-olla vanemaid on rohkem. Ja kui ma nagu mõtlen selle peale, et tõepoolest ka neid inimesi, mitte ainult mõelda selle tuleviku peale, see on väga oluline, me peame mõtlema tuleviku peale. Aga ma järjest rohkem praktikuna mõtlen, et patsiendikesksus on äärmiselt oluline, patsiendiga tegelemine, patsiendi lähedasega, see on meie prioriteet. Aga järjest rohkem täna mõtlema selle peale, et aga minu kolleeg, kuidas minu kolleeg ennast tunneb, kuna ma viimati küsisin tema käest, et kuidas sul läheb, kas sa saad hakkama. Ehk et tegelikult on hästi oluline see töö, organisatsiooni kultuur, mis meil on, eks ole, omavahelised suhted. See, kas ma tahan õena töötada, millised on need tingimused, milline on see areng ka täna töötavale, minust natukene vanemale. Et kuidas teda hoida, kuidas teda motiveerida, kuidas aidata teda võib-olla sellest kaastunde vasimusest. Et need on kõik väga olulised teemad juba täna töötavatele õdedele. Ja mulle ka see vastutuse teema arutelu väga meeldib ja ma olen nõus, et patsiendi ees vastutab see õde. Siis organisatsioon vastutab selle eest, et õel oleks hea olla, aga riik vastutab, et see õde oleks olemas. Just. Et see vastutus on kõigil ja kui kõik saavad aru, mis see nende roll on ja selles raamis tegutsevad, siis tegelikult võikski olla nii olevik hea kui tulevik parem. Aga selle Anneli kommentaari kohta ma olen täiesti nõus, et see, et oleks õiguslik raam paigas ja reeglid kõigile selged, see on tähtis ja lõpuks selliseid otsuseid, mis kõigile meeldivaid, neid praktiliselt ei ole. Ja erinevates valdkondades, aga Eesti mure ongi olnud see, et sageli neid otsuseid ei tehta või lükatakse edasi nende otsuste tegemine, aga tegelikult ei lähe paremaks midagi. Et isegi kui see on siis kellegi jaoks kehv otsus, lõpuks ta tuleb teha ühte või teistpidi, aga ma olen endiselt seda meelt, et need ei ole enamasti poliitilised otsused, vaid nagu eksperdi tasandi otsused, mille puhul poliitik peab lihtsalt usaldama ja olema nõus sellele allkirja andmisega, sest enamasti ei ole õiget ja vale vastust. On lihtsalt see, milles me suudame parasjagu Eesti jaoks siis kokku leppida. On tulnud ka saalist paar küsimust. Ma loen ette. Võib-olla selle sama praeguse arutluse teema kohta ja sellega haakuv, et kui õdede puudusest on räägitud juba dekaade ja midagi ei ole tehtud, siis mis peab olema see päästik, et ka midagi tegema hakatakse selle lahenduseks? Kas see päästik on see määrus, mida me ootame ja pärast seda kõik laheneb või on veel mingisuguseid väiksemaid päästikuid? No esiteks on ju olnud esimene konsensusleppe, mille toel tõsteti õdede vastuvõttu ja praegu on teine konsensusleppe, et selles mõttes ei saa öelda, et midagi tehtud ei ole. Anneli? Õendusmäärus üksi ei päästa mitte midagi. Ta loob just nimelt selle õigusselguse, parandab mõned piiride küsimused, mis meil on olnud tükk aega õhus. Aga me oleme kogu aeg rääkinud sellest õdede liiduna, et põhimõtteliselt on 4 sammast, mis peaksid aitama ja neid tuleb korraga rakendada. Et neid ei saa rakendada üksteise järel või niimoodi, et ühe rakendame ja teisega vaatame ja ootame, eks ju. Esimene nendest sammastest on just 25% sõltub sellest, et kui palju me koolitame üldse. Et kas me koolitame vajaliku arvu inimesi üldse ja sellega on meil täna kõige paremini, eks ju, nagu Ülle ütles. Teine sammas on siis see, et kas sellel õel on eneseteostuse arengu ja karjäärivõimalused selged. Eks, et kas ta saab edasi õppida, kas ta saab haiglas teha karjääri, kas tal on võimalik tervishoiusüsteemis liikuda, eks ju. Et sealt tuleb see osa, mida inimesed kõik tahavad, et me tegelikult loomu poolest tahame ikkagi areneda, eks ju. Kolmas asi on selline sõna, mida osad inimesed vihkavad, teised arvastavad, eks ju, aga see on väga-väga lai sõna ja need on töötingimused. Ja töötingimused ei võrdu palk.
see võrdub, eks ole, tõesti see, et kas ma saan nagu valida, mida ma teen, missugustes piirides teen, kas ma saan oma pädevust maksimaalselt rakendada, kas tegelikult ma olen õnnelik, kui ma seal tööl olen või ma käin seal kogu aeg niimoodi pea õlgade vahel ja kardan, et jälle kust pauk tuleb, eks ju. See on nagu päriselt see tööga niisugune füüsiline, psüühiline ja sotsiaalne rahulolu, eks ju. Ja 4. sammas on nüüd tegelikult asi, mis vahest tundub, et mina isiklikult ütlen, et mina olen kunagi rektorina käinud, eks ju, kõikides haiglates ja nüüd ma olen käinud nagu Õdede Liidu presidendina kõikides haiglates. Ja vaatepildid on täiesti erinevad. Täiesti erinevad. Ja kui ma saan veel kõnesi nende inimeste käest haiglatest erinevate probleemidega, siis ma ütlen, et meil on selle 4. sambaga veel kõige suurem probleem. Ja selle 4. alustala on tegelikult võrdsus. Ja siin ma ei räägi mitte meeste ja naiste palgavõrdsusest, mida me teame kõik, et on natukene nihkes. Aga ma räägin võrdsusest selles mõttes, et iga kingsepp jäägu oma liistude juurde. Meil on täna juba olukord, kus arst teab, mida tema erialal tehakse ja õde teab, mida tema kutsealal tehakse. Eriõde teab, mida tema erialal tehakse ja tegelikult väga sageli ei tea ka eriarst seda, mida mõnel teisel eriarsti erialal tehakse. Sellepärast, et arstlikud erialad on järjest enam spetsialiseerunud, aga meil endiselt kehtib kuidagi selline mentaliteet, et teised teavad paremini, mida mina peaksin tegema. Ehk et see võrdsus tähendab seda kõige paremas mõttes teineteise aktsepteerimist ja arvestamist, et igaüks teab oma kutseala piires kõige paremini ja tegelikult on võimeline oma tööd korraldama. Eriti kehtib see arstide ja õdede võtmes, sellepärast et mõlemad on kõrgharidusega inimesed. Ja kui me saaksime nagu selle 4. samba niimoodi nii-öelda liikuma. Ma pean teile ütlema, et meil on haiglaid, meil on mõnes haiglas lihtsalt mõni kliinik või mõni osakond, kus see on super juba praegu. Aga meil on rohkem neid kohti, kus tegelikult seda päris võrdsust veel ei eksisteeri. Kui kaovad ära Õdede Liitu sellised kõned, mis tulevad näiteks arstide poolt küsimusega, et ma töötan õega, teie tõstsite nüüd jälle seda palka kollektiivlepingus, kas mina ka tõesti pean õe palka tõstma? Või tuleb õe poolt telefonikõne, et olen kogu aeg töötanud õena, mul on tööleping õena ja nüüd, kuna palk tõuseb, siis tehti mulle ettepanek tööleping ümber vormistada assistendiks. Kui enne rääkis Katre siin assistentidest, eks ju, siis seal ei olnud mõeldud selliseid assistente. Sa kindlasti ei räägi regionaalhaiglast, eks ju. Ei räägi. Aga et see lihtsalt iseloomustab seda, et kus me nagu täna oleme, eks ju. Või kui me räägime lihtsalt kas või valve üleandmisest, valve vastuvõtmisest ja siis kolleeg, kes töötab ühel erialal, ütleb, et mul ei ole vaja mingit valvet üle anda või vastu võtta. Ja teine kolleeg ütleb, et aga mul on. Ja siis nad ei usu teineteist. Et tegelikult need asjad kõlavad vahest päris uskumatult, eks ju, mida sa näed ja kuuled. Aga see on probleem ja me peame seda nagu tunnistama. Siis me saame sellest üle, alles siis, kui me nagu ütleme, et see on probleem, on ju. Ja minu meelest väga hea näide, sest tegelikult igas valdkonnas on sellised mured, mida ei saa lahendada määrusega või näiteks võrdsust kehtestada 1. jaanuarist 2024. Ja kuna see ei ole võimalik, need on kõik väga pikaajalised protsessid, et isegi kui me võime kurta, et õdesid on puudu, et kuidas, et see on ju aastate pikku nii olnud, aga seal on vähemalt enam-vähem teada, mis teha tuleb. On vaja seda lisaraha ja koolitus, mahtude tõstmist, aga need on seda tüüpi küsimused, kus lahendust on väga keeruline saavutada, see protsess on pikk ja pigem see on mingisugune selline emotsionaalne pingutus, mis tuleb, on see siis Annelil või teistel teha, et ka ühiskonnas, et ka patsiendid suhtuks, et seda võrdsust ei saa saavutada organisatsiooni sees, kui väljastpoolt kõik suhtuvad ikkagi ebavõrdselt. Nii et see on midagi sellist, mis peab nagu ühiskonnas läbivalt muutuma.
Jaa, ei, ma olen hästi nõus sellega ja ma mõtlen vahest, eks ole, kui Anneli räägib nendest juhtumitest, et ja ütlen, et ei räägi ju regionaalhaiglast, absoluutselt kindel. Loodan olla kindel. Ma tahan öelda vahepeal seda ka, et järjest rohkem ma tunnetan vähemalt oma haiglas küll, et arstid võtavad õdesid järjest rohkem võrdsete partneritena. Ja seda on hästi hea meel tõdeda, milline usaldus tegelikult arstidel õdede vastu on ja järjest rohkem. Mitte 100%, ma ei julge protsenti öelda, kui kõrge see võib olla, aga ma igapäevaselt näen, et ka siin on, ütleme, selline koostööpunktid väga olulised ja juhtimiskultuuril. See algab kõik sellest, millise töökeskkonna, nagu sa ütled, eks ole, töökeskkond, see ei ole ainult palk. Aga need ei ole kindlasti värvitud seinad või uus korpus. Absoluutselt nõus, see on ülioluline, et see töökeskkond just ruumiliselt plaanis on kaasaegne. Aga just omavahelised suhted, need on kindlasti võtmesõna, mida tuleb arendada ja meeles pidada. Ma võin raudselt kinnitada, et kuna see lindistus jääb ju ajaloo arhiividesse, eks ole, sajanditeks alles, siis ma võin raudselt öelda, et kunagi, kui ma olin Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor esimestel aastatel, siis ma ütlesin, et ärge Tallinnasse küll praktikale minge. Siis praegu ma ütlen raudselt, et Tallinnasse tasub igal juhul praktikale minna ja regionaalhaigla kindlasti on esimene valik, et nii et meil on vaja siin ka linnade võrdsust, jah? No ma ütleks lihtsalt niimoodi, et Riinal on väga õigus selles osas, et see on nagu ühiskonna küsimus ka. Aga täna mulle tundub, et patsiendid on õed võtnud nagu rohkem omaks kui kolleegid haiglas. Et me tegelikult ju siin järgmisel nädalal toimuva konverentsiga ka püüame just nimelt seda sama partnerlust ja võrdsust ja erinevate erialade koostööd natukene omalt poolt ka lükata, et rohkem me saaksime aru, et tõesti iga lüli seal haiglas on nagu ülioluline, eks. Et mina olen juba nii vana, et mina võin öelda, eks ju, et vanasti oli see anekdoot, et kes on kõige tähtsam isik haiglas, siis oli see sanitar, eks ju. Aga praegusel juhul ma väga loodan, et kõik vastavad sellele küsimusele, et see on see patsient, eks ju. Ja mul on väga hea meel näiteks, et Sotsiaalministeeriumi rahvastikutervise arengukavas me räägime juba mitte ainult patsiendikesksusest, vaid räägime inimkesksusest, eks. Et sama, mida Katre ütles, et see töötaja on sama tähtis kui tegelikult see patsient. Et me ei saa kõike teha alati nagu enda arvelt. Iseenesest on, kui ma tohin juurde lisada, on praktikandid üks väga hea lakmuspaber, kelle pealt saab organisatsiooni kultuuri nagu mõõta, seda temperatuuri mõõta, et kas on palavik või alajahtumine. Sest sinna haiglasse ja sinna osakonda, kuhu praktikandid minna tahavad, siis on teada, et seal on ilmselt temperatuuriga kõik korras. Aga kui on mingid temperatuuri probleemid, siis reeglina üliõpilased või praktikandid ei taha ka nendesse kohtadesse praktikale minna, nii et kui te tahate oma organisatsioonide temperatuuri mõõta, siis võtke praktikante. Mul on siin veel tulnud küsimusi ja võib-olla üks intrigeeriv küsimus, et kas meedikuid ei saaks sellistel tingimustel koolitada, et peab näiteks töötama peale lõpetamist 10 aasta jooksul vähemalt 5 aastat riigis või kohalikus omavalitsuses? Mina ise ei toeta, et jah, lühiajaliselt me võime rakendada ükskõik millises valdkonnas rangeid piiranguid, aga lõpuks ta ikkagi, ma arvan, annab ebasoovitava efekti. Et kui meil kõik teised erialad on ilma sellise kohustus, siis lihtsalt see eelistus muutub, et minnakse isegi õppima lähedast eriala, kes läheb proviisoriks näiteks, et sellest kohustusest pääseda, no ühesõnaga, ma ise oleks väga skeptiline, kui keegi suudab head argumendid esitada. Ma ei ole otseselt vastu, aga ma arvan, et me suudame tervishoius olevaid muresid lahendada teistmoodi, kui sellist erisust kehtestades siis teatud eriala lõpetajatele.
kuidas tööandjad? Katre? Jah, ma ütlen niimoodi, et vahepeal ma tahaks küll siduda õdesid ja hoida neid omale ja öelda, et nad on justkui minu omad. Aga ma tean, et see ei ole pikas perspektiivis ja ka lühemas perspektiivis õige. Aga see soov, jaa, loomulikult muidugi. Näiteks, kes on praktika juba regionaalhaiglas teinud, ega see peab järgmised 5 aastat seal töötama. Tead, vaata, sellega on niimoodi, et me oleme järjest rohkem mõelnud ka selle praktika, me räägime patsiendi teekonnast, raviteekondadest ja räägime teekondadest üldisemalt, eks ju. Meie räägime praktika teekonnast ka. Ja väga selgelt räägime selles mõttes juba, et me väga soovime, et meie praktikant näeks seda patsiendi teekonda laiemalt. Isegi kui ta ei jää regionaalhaiglasse. Aga ta teab, mismoodi selle patsiendi käsitlus on terviklik. Ta läheb perearstikeskusesse ja ta teab, et haiglas patsiendi käsitlus on selline läbi selle teekonna. Ja see tegelikult annab meile minu meelest väga hea nagu sellise Eesti tervishoiule. Et ütleme, selline sidusus tekib, nii et ma ei ole väga omandikeskne, kuigi tahaks, et praktikant jääks igal juhul õena just regionaalhaiglasse tööle. Enamus neist ka õnneks jääb. Aga ma näen seda tervishoiule, seda kasutegurit, kui me praktikaperioodil panustame noorde kolleegi järjest rohkem. Et sellest võidame meie ja võidab terve tervishoid, ma arvan. Et sellesse tuleb ka nagu mõelda. Võib-olla mina ka praktikuna tooks ühe dimensiooni, et nii Anneli oma 4 sammudega just, kui ka proua minister oma linnade võrdsusega, et mina tooks võib-olla tõesti oleks üks võimalus parandada ka pealinna haiglate töötingimused ja mina siin silmas pean Tallinna haigla võimalus, kus oleks kaasaegsed töötingimused, kaasaegse töökeskkond. Paraku need vanad majad, mida me täna kasutame, on oma elu praktiliselt ära elanud. Et see ka on üks võimalus nagu õdesid juurde saada, et kes soovivad töötada kaasaegsest töötingimustes. Ma näen juba tervishoiu kõrgkooli sellist sissevõttu või sellist kutsungit, et astu sel aastal sisse, saad tööle Tallinna haiglasse. Aitäh! See tähendab 3,5 aasta pärast. Nii, et õnneks on tõesti, et meil on väga palju häid ja parimat. Ma ikkagi ütlen, et Eesti tervishoid on väga heal järjel ja meil on väga head arstid, kellega koostööd tehakse ja loomulikult kas Katrega on täna ka toonud seda välja, et arstid aina rohkem ja rohkem aktsepteerivad õdesid enda kõrval. Aga siin ei saa mainimata jätta tervishoiu valdkonda või terviseteaduse koolituse ja väljaõppe kvaliteet, mida pakub tervishoiu kõrgkool. Ehk selles mõttes, et me oleme kõik siin, kõik käsi käes kinni. Ametiühing, Õdede Liit, kutseala esindajas, üks vähestes kutsealadest või valdkondades on tervishoiu valdkond, kus lepitakse kokku palgatõusud tegelikult iga-aastaselt. Ja kuigi see jääb ajalukku saate, aga ajaloo jaoks ma võin öelda, et see aasta oli ajalooline ka palgatõusudedel. Ma võin öelda, et mulle on helistanud 2 tööandjat ja küsinud, et millal lõpuks ometi need koormusnormid ka tulevad. Tööandjat on esitanud. Hästi, aga mina saan aru, et me peame nagu võtma end kätte ja lõpetama, sellepärast teema on niivõrd huvitav ja me jääks siin rääkima sellest kaua ja palju ja kuulajad ka saalis täissaali on. Ma segan vahel ütlen, õnneks on rahvusvaheline õdede päev igal aastal. Just. Ja tuleme, aga minu soov ja unistus, et kindlasti tunnustame õdesid iga aasta, aga iga aastaga oleks need probleeme ja murekohti nagu vähem.
ja panustaks ikkagi oma kutseala sellisesse arendusse nii, et ka 10 aasta pärast meil on need, kes hommikuti astuvad osakonda või perearstikeskusse ja neil silmad säravad ja nad ütlevad, tere, ma olen teie õde. Ja kokkuvõtteks ma tänan meie saate külalisi tänase väga meeldiva ja väga huvitava arutelu ees meie podcastis Õendus nähtavaks. Suur tänu! Aitäh! Aitäh! Aitäh!